Peeter Tarvis, no kindel võit täna, kui nii võib öelda selle finišijoone aktsiooni kohta. Jah, tuli ära, et olime tiimikaaslase Gerdiga ees ja noh, siis polnudki nagu midagi, et ma olin sel hetkel ees, ma tulin enne üle ja ta tuli selja taga ja noh, mõlemad võitsime nii-öelda. Miks te mõlemad võitsite või millest selline otsus, et sina tulid esimesena üle ja tema teisena, sest see oli selgelt teil kokku lepitud? Jah, see niimoodi sõidu käigus teinekord saab selgeks, et mõni võib-olla väärib rohkem võitu, et näiteks Põleval kivil Gert oli põld kogu aeg ees ja seal oli ilmselge, et tema peab võitma. Täna siis, võib-olla täna oli minu kord, et mõtle niimoodi nagu läks, et Josten Vaidem oli ka meiega, aga ta jäi natukene enne lõppu maha, seal oli üks raputav koht ja siis me olime Gerdiga kahekesi ja niimoodi ma tulin siis enne üle, et me siin tegelikult suurt vahet ei ole, et kumb võidab, et peaasi, et tiim võidab või selles mõttes sama tiimi mehed. Tegid siis sina täna rohkem tööd, et seal ees oli, ütleme, kuskil pärast seda vahefinišit olid ikka kogu aeg ees ju? Jah, ma ründasin pärast seda, kui 3 meest olid eest ära läinud, ma ründasin neile järgi ja siis umbes 30 kilomeetrit olimegi neljakesi ja siis kui jäi lõpuni siuke 25 võib-olla, siis ma nägin, et tagant Gert üksi tuleb, et siis ma nagu ei töötanud ka nii kõvasti ja ma ootasin ta järgi, et põhimõtteliselt kui ma oleks taht Gerdi vastu sõita, siis ma oleks sel hetkel võinud just nii täiega vajutada, kui tuleb, et nii-öelda ta ei saaks järgi, aga noh, muidugi ma ootasin ta järgi, et see oli niimoodi tulebki koostööd teha. No Como jaoks sellel hooajal on vist kõik kulgenud suurepäraselt, ainult üks etapist, kui te ei ole võitnud, et siis kui Gert jäi sinna 160. koha peale, et on siiamaani väga-väga hea aasta vist olnud. Jaa, suurepärane, et see Kalevipojal, jah, seal meil olid mõlemal tehnilised probleemid, et Gerlil läks kumm katki ja minul läks käiguhati trass, et seal jah, oli siuke tehnilist ebaõnne, aga kui on nii-öelda jõu peale jäänud, siis me oleme seni suutnud jah, kõik etapid võita ja üldarvestuses ka on nii-öelda väga hea seis, et kuigi liidrisärki hetkel Gerdil ei ole, see on seepärast, et üks etapp läkski aia taha. No kuidas hooaja lõppu vaatad, et kas Gert võidab sarja ära või tahad ka veel sõna sekka öelda? No eks Gert on ikka ilmselt kõige tugevam, et ta on tõenäoliselt võidab selle, aga kui ma olen teise kohaga ka väga rahul, kui meil Komole tuleb 1 ja 2, et ja ega siin Ottendergi võiks veel siukse top 6 kindlasti saada, et võib-olla saab sinna veel meie kannule, et see oleks väga vinge.